Tänane külaline on Kendi. Ta on Piksmilli omanik ja juht ning mina puutusin Kendiga kokku, ma arvan, äkki 1-2 aastat tagasi, kui ma olin siis interim lühiajaliselt tema ettevõttes, kus oli vaja natukene kodulehte turgutada. Aitäh, et sa selle aja leidsid, sest ma tean, kui kiire sul on. Aga võib-olla sa oma sõnadega alustad siis sellest, et Piksmill, mis teenustoodet ta pakub? Jah, see on nagu keeruline lühidalt kokku võtta, aga sisuliselt tegeleme live-formaat trükiga, digitrükk. Ja me põhi nii-öelda aur läheb siis messidele, ehk siis me trükime nagu messibokse. Küll aga suveperioodil, kui messi ei ole, siis meil on kõik võimalikud väliüritused alates rallidest ja lõpetades muusikafestivalidega. Kes su ideaalne klient on? Milline on kõige parem klient? Oi. No eks meie kliendid ongi ideaalsed kliendid. Vot, näed sa, ma just mõtlesin, kas suured või väiksed on ju. Sest ma ise ütlen saladuskattel, ma olen ka teinud tellimusi, mis on nii väiksed, et ma kujutan ette, et sind ajaks see täiesti marru, aga see selleks. Ja kuulsin ka mina seda, et aasta aega tagasi toimus siis muudatus, et tavaliselt on niimoodi, et üks ettevõte läheb gruppi, aga vastupidi, sul oli see, et sa nii-öelda siis ostsid selle ettevõtte täitsa endale välja, et miks see otsus tuli sul selline samm teha? No jah, eks see ajalugu on nagu pikk seal, et ma tegelikult olen kunagi tootmisest alustanud selles ettevõttes ja liikunud järjest ülesse poole, et see periood on päris pikk olnud 15 aastat kokku ja kuidagi see tundus nagu loogiline samm, et oma nii-öelda visiooni seal ellu viia, et suures kontsernis on nagu palju head, aga ma arvan, et väikse üksusena ise peremees olla on kuidagi nagu asi lihtsam ja sa saad oma visiooni nagu ellu viia. Aga võib-olla sa ütledki, mis on need positiivsed asjad, kui sa kuulud ühte suurde gruppi, mis see positiivne pool on seal? Kõige positiivsem on see, et on nagu turvatunne, et kui me toome siin selle koroona näiteks, et kui tõesti kõik nagu üritused kokku tõmmatakse, kuskil midagi toimu, mis on meie põhileib, et siis on nagu päris keeruline hakkama saada, kui sul on nagu tootmine taga, kulud on endiselt, siis see midagi ei tule, et sul on alati kellegi peale toetuda. Aga kui sa oled nagu grupist väljas ja ise toimetad, siis oled sina see, kelle vastutus on kõik sinu peal, on ju. Aga just see, et olgu aasta aega tagasi, et sa tegid selle otsuse, mis sul nüüd päriselt muutunud on? Okei, läks nüüd see finantsial ja ostsid välja, on ju, aga igapäeva näiteks töös, mis nüüd on muutunud? No eks jah, me üritame nagu oma peaga nüüd arendada seda asja edasi, aga mis on nagu positiivselt võib-olla muutunud on see, et väga palju Eesti kliente on tulnud ise meie juurde ja kuna nüüd me oleme nagu Eesti ettevõte, ei ole enam Soome kontserni, ei kuulu, siis kliendid kuidagi ise tahavad tulla, et sa tead, et see raha jääb nagu Eesti ja kõik on nagu, see on päris huvitav jah, et seda on nagu päris palju olnud. Sest et nii palju, kui ma seal ettevõttes, eks ju, ise ka sees olin ja nägin seda meeskonda, et milline on sinu kui juhi arvamus, milline peab üks meeskond olema, kuidas sina neid motiveerid, ja kas nüüd on ka midagi teistmoodi meeskonna sees, kui sina oled nüüd see omanik, kui see võrreldes, et sa olid nagu grupi all, kas see on ka midagi muutunud kuidagi meeskonna mõttes? Kindlasti on, et seal tuleb juba see nüanss sisse, et osad inimesed, kes seal on kauem olnud, on mind ju sisuliselt välja õpetanud tootmises ja müügis on ju, et nad teavad, kui ma sinna ettevõttesse alles tööle tulin, mismoodi see käekäik on olnud ja nad nagu kuidagi elavad kaasa ja mõtlevad asju läbi, et kui varem võib-olla oli see, et me kuulume suurde gruppi, teeme nii nagu on, siis täna ikkagi mõeldakse asju läbi, kuidas saab soodsamalt, kuidas saab paremini, kuidas saab kokku hoida, et see tiim nagu hingab kuidagi ühes rütmis. Motivatsioon on ka tõusnud? Motivatsioon kindlasti tõusnud ja eks ma üritan ka niimoodi motiveerida, et kui ma näen, et tõesti mingi väga suur projekt on sees ja tootmine on nagu hädas, siis kui ma olen tootmises olnud, siis ma paraku oskan kõiki masinaid ka seal ja siis ma viskan õhtul dressid selga ja tulen teen ööse ära, kui vaja. Hea vaheldus tegelikult ju. Eks see natukene annab nagu tootmisele võib-olla ka mingisugust turvatunnet, et nad teavad, et kui me ei suuda nagu asjaga hakkama saada, siis üks hull tuleb öösel teeb ära võib-olla. Aga nüüd, kui mõtleme ka numbrite koha pealt, kas on ka see seis paremaks läinud?
Kui tohib rääkida. Ja ei, kindlasti. Mida ikkagi nüüd on oma asi ja siis sa ju loed igat senti ja suudad nagu rohkem kokku hoida. Optimeerid rohkem. ja number 1 asi muidugi tootmisjuht. Kui tootmisjuht on selline, kes oskab hästi numbrite ja Exceliga ringi käia, siis ilma selleta on mega raske. Aga oli sul meeskonna vahetus ka toimus? Ja. Et tootmisjuht on meil värske ja tema on nagu härra Excel selles suhtes. Sa astud kohe kõrval, et las härra toimetab, on ju. Ma võtan need robustsemad asjad enda kanda. Aga nüüd, kui me räägime ikkagist juhtimisest, eks ju. Jällegi, ma olen kõrvalt näinud seda, härrat on suurepärane juht, juba see vibe ja olek on kuidagi nagu täpselt see, et võib-olla ka see, et ma tean, et sa tuled appi, kui vaja on või mingi selline tunne. Aga läbi sinu kogemuse, sina kasvasid, eks ju, juhiks, et sul ei olnud niimoodi, et kõmaki lähed, vaid see sama ettevõte on sinu teekond olnud põhimõtteliselt kogu aeg, on ju. Et kui sa nüüd oled meeskonda juhtima hakanud, siis mis sa arvad, mis on näiteks teistel ettevõtetel võib-olla need, ma ei taha öelda vead, aga millest nad võiksid paremad olla, et mis teeb nagu sinust hea juhi sinu enda arvates. See on, ma tean, eestlasele mitte omane hakata ennast kiitma, aga me räägime üldiselt praegu hea juhi omadustest, mis sa oled ise näinud, et on toonud tulemusi. No jah, võib-olla kõige olulisem faktor, mida ma olen ise tähele pannud, on see, et see vanakooli mentaliteet, see piitsaga värk, see enam ei toimi minu arust. Et just ma üritan nagu samal levelil inimestega olla, seda enam on selle lihtsam teha, kuna ma olen selle tiimiga ise kasvanud üles. Ja kui sa nagu oled samal levelil ja kuidagi nagu mõtled nendega ühtselt kaasa nagu päris tootmistasandil, mitte ainult see, et ma loen numbreid ja kui numbrid on kehvad, siis kõik saavad, et minu arust see ei toimi. Et kui just nagu olla tootmisega samal levelil ja kuidagi... Üks osa täpselt sellest ühest, et sa ei olegi niimoodi, ma olen ise ka kunagi sattunud nii-öelda horrible bosside kätte, et see ei ole motiveeriv, vastupidi ju öeldaksegi seda, et kui meeskond ei ole motiveeritud, elab hirmu all, siis ta loominguline tase, kõik asjad langevad, et sellel pole pointi. Aga mina tahaks nüüd teada seda, et praegu nüüd sa oled siin nüüd oma selle ettevõttega, Pixmilliga, eks ju, klient on väga palju. Mis on sul siis need järgmised plaanid, eks ju? Kas sul on juba 5 aastaku plaan, mida sa võid avaldada ka? Ja kui sul seda ei ole, siis mis on see kaugem nägemus, kus sa tahad ise kui juht olla? No eks see visioon on kõigepealt, algne visioon mul oli see, et muidugi me tahame kõige paremad ja kõige suuremad olla. Et nüüd ma olen hakanud nagu mõtlema rohkem seda, et see, kas sa oled nagu kõige suurem ja kõige suuremate numbritega, kas see on nagu kõige tähtsam. Pigem ma näen nagu seda, et ma tahaks olla pildis. Eesti mõistes suuremad üritused kõik oma majja saada. Mis tähendab seda, et meil on tootmises selline kokkulepe, et kõik üritused, mis meie majas on, mida me trükime, siis meie tootmisel on võimalik nendele üritustele minna siis nii-öelda Pixmilli kuluga. See tekitab siukse nagu kaasas olemise tunde, et sa lähed sinna koha peale, vaatad, mis meie tootmises on nagu tehtud, kuidas nad reaalselt nagu koha peal välja näevad. Ja siis sa saad nagu aru ka, miks me seda teeme või kus me oleme või kes me oleme. Et see tekitab siukse nagu positiivse emotsiooni, ma arvan, et lihtsalt väga hea mõttena. tootmisest teha neid bännereid, plaate, kleebiseid välja saata, see ei tekita nagu siukest emotsiooni. Aga see uuendus tuli nüüd või see on ennem olnud ka? Järjest rohkem, et me varem oleme proovinud seda nagu sisse viia, aga kontserni värk jälle on ja aga nüüd me oleme järjest rohkem seda hakanud tegema, et kas see on toonud kaasa ka selle ka, et kui su enda inimene läheb väliettevõttele, juhtub see ettevõttes, et inimene ise hakkab oma ettevõttest rohkem rääkima ja siis see rääkimine toob juba suust suhu sellise nii-öelda reklaami ja ta levitab seda head vaibi väljapoole ja siis ka neid kliente tuleb juurde. Kas sa oled seda ka täheldanud? Kas võib-olla sellest on kliente rohkem juurde tulnud? Ja, üks hea näide on see, et kuna ma olen ise natukene siuke adrenaliini džanki, siis me teeme ka spordivõistlusi koos. Ja meie tiim oli ka Võhando maratonil, sõitsid kanuudega. Hullud. Mul just üks tuttav hakkas treenima praegu selleks ja millal see on kevadel, on ju. Ja panime Pixmilli särgid selga kõigile ja polnud vist paatkonda, kes ei küsinud, et mis asi see Pixmill on ja see
sõna levis seda samas vee peal. Täpselt. Aga mis on veel need sammud olnud ettevõttes, kuidas te olete ennast siis nähtavaks teinud? Üks on see, et sa kaasad meeskonda, te käite väljapoole. Kas sa, kuna sul on ikkagi B2B müük, selle äri on ju, kuidas sa B2B äri siis nii-öelda promod väljapoole näitad? Kas on LinkedIn või mingid kirjad või kuidas teie teete ettevõttes seda? No kuna me praegu oleme alles aasta aega nii-öelda oma pead olnud, siis ma ei ole nagu jõudnud veel midagi väga palju teha, et praegu ehitasime nii-öelda tootmist üles. Kuna me kontsernist välja tulime, siis IT-lahendused, kõik süsteemid, sa pead ise nii-öelda nullist jälle ehitama. Et väga palju selle promoga ei ole jõudnud tegeleda, aga eks me üritame igal pool pildis olla natuke nagu see vähegi saab, aga küll me jõuame siin LinkedIniga. Miks ma seda küsin, on see, et meil on eestlastel kõikidel on see, et LinkedIn enamasti nagu ei taha sellega tegeleda, tundub on ju, ma ei promo seda, ma alati soovitan seda, aga ma mõtlesin ka, et kuidas see suhtumine on, et ega aegalt seda ei olegi vaja vaata, kui teil on juba väljapoole selline positiivne tunne, ma ütlen, mina kuulen ja näen kogu aeg minu arust viimasel ajal teie kohta on ju, aga ma ei kuulnud ikkagi seda 5 aasta pärast, kus sa siis oled omadega. Peale selle, et sa teed meeskonnasporti on ju ja siis teed omal selle, ma tean, et laps on sul väga hea seal, millest ta teeb, aga 5 aasta pärast ja Piksmil, kus see on? Ma arvan, et samas kohas, aga parem. Konkreetselt 5 aasta plaani jah, hetkel veel ei ole, aga me tahaks olla nii, et iga inimene, kes Piksmili nime kuuleb, teab, mis me teeme ja kes me oleme. No just, sest et ma just mõtlen ka seda, et kas praegu seda sul on Eesti turg või sul on väljapoole ju ka, on ju? Meil on suurem osa on ikkagi Soome. Eesti on 30% circa. No siis on arenguruumi veel küll. Kas selleks oleks vaja siis nagu tootmise mahtu ka kuidagi suurendada selle koha pealt, et laieneda just masinate tehnika poole pealt? No hetkel meil veel tegelikult kapatsiteeti on olemas tootmises, et masinaparki me laiendama ei pea, et pigem on 2 vahetust peale ja võib-olla siis läheb juba paremaks, aga eks me vaatame natuke Skandinaavia turgu ka, et Norra on siuke huvitav koht, mis meil on hakanud avanema, et võib-olla sealt midagi põnevat. Igal juhul sellise tooniga me lõpetame intervjuu Gendiga sellepärast, et näete, ei pea alati gruppi minema, võib ka grupist tulla, nii et suur aitäh sulle. Aitäh sulle.